Tere, mu väiksemad sõbrad. Rõõm, et te mulle täna jälle külla tulite. Veebruar on käes. Kes veel ei ole märganud, siis veebruar on käes. Südatalv. Meil on imelised ilmad. Ja ma mõtlen, et ma räägin teile sellest, miks on aeg-ajalt veebruaris 29 päeva. Tavaliselt on 28 päeva, aga iga 4 aasta tagant on meil veebruaris 29 päeva. Ja sellest on kirjutanud ka üks Horvaatia lastekirjanik, ühe väga toreda loo apteekrist Miško. Ehk miks on veebruaris 29 päeva. Hakkame otsast minema, saame teada, mis selle apteekriga siis õieti toimus ja kuidas tekkis 29. päev. Nonii. Milan on apteeker. Tema elu on väga vaikne ja korrapärane. Hommikul ta ärkab, peseb hambad, sööb hommikust ja läheb tööle. Tööle sõidab ta autoga. Et sinna jõuda peab Milan ehk Miško. Milan ehk Miško. Nagu teda kõik nii kodus kui ka tööl kutsuvad, peab sõitma päris mitu aega ja ületama päris mitu ristmikku. Ta on alati väga ettevaatlik. Tööle jõudnud keedab ta siirupeid, segab pulbreid, loendab tablette. Miško tööaeg algab hommikul kell 9, kodunt hakkab ta liikuma täpselt 8:36. Ta teab, et tööle sõitmiseks kulub tal just 20 minutit ja siis kulub tal veel 4 minutit, et autole parkimiskohta leida. Ja seda teab ta kriipsu pealt, kui kaua tuleb oodata iga valgusfoori taga. Miško on alati väga-väga täpne. Aga veebruari viimasel päeval, just 28. veebruaril juhtus nii, et ristmikul number 3 läks valgusfoor katki. Nüüd pidi Miško ootama 26 sekundit kauem kui tavaliselt ja nagu sellest veel vähe oleks olnud, tegi ta pöörde ettevaatamatult siis, kui fooris põles juba kollane tuli, mitte roheline. Teisest sõidusuinast sõitis kollase tulega ristmikule Petar. Nad kumbki ei sõitnud kiiresti, ent ometi põrkasid autod kokku. Aeg! Kokkupõrge polnud tugev ja keegi viga ei saanud, ent kogu liiklus ristmikul jäi seisma. Ja mitte ainult seal ristmikul. Terve tänav sai autosid täis, siis teine ristmik ja järgmine tänav ja 3. ristmik ja sealt järgmine tänav. Ja nii jäid järgemööda kõik ummikusse seisma. Ka bussid seisid, mõned isegi raudtee ülesõitudel, nii et ka rongid ei pääsenud läbi. See seisma jäänud sõidukite pikk rodu ulatus mereni. Bussid, mis olid just praamidelt maha sõitmas, jäid poole peale pidama, pool bussi oli veel laevas, pool kaldal. Nüüd ei saanud laevad ka enam liikuda ja see kõik juhtus tunni aja jooksul ja mitte keegi ei pääsenud enam edasi. Ummik kandus edasi üle kogu maailma. Kõik seisis. Keegi ei töötanud. Keegi ei jõudnudki tööle. Aga ega siis kõik ka ei seisnud. Maa pöörles ju edasi. Päev kulges. Ja et teised asjad naaseksid oma kohtadele ja kõik hakkaks käima nagu alati, otsustasid inimesed, et see kõige viimane, kes seisab selles lõputus reas, peab veidikene tagurdama. Ja siis saab veidikene tagurdada see, kes seisab tema ees ja siis see, kes omakorda tema ees, kuni jõuab lõpuks järg selle ristmikuni, kus on lõksus Miško. Ja nii see kõik liikuski ja kõik oleks saanud kenasti korda, kui mingi ime läbi poleks nässu läinud, pöörduma ja muutuma hakanud muud asjad. Ja mis need muud asjad siis kõik veel juhtuma hakkasid? Näiteks, üks laps ei jõudnud hambaid pesta. Joore tõusis üles just siis, kui kogu see ümberpööramine pea peale läks. Ja kui ta tahtis hambaid pesta, jooksis hambapasta tuubi tagasi. Ta üritas seda seletada oma vanematele, aga nood ei tahtnud teda kuidagi uskuda.
teine kummaline juhtum leidis aset tüdrukuga, kelle nimi oli Marta ja kes on alati korralikult enda järelt kõik asjad ära koristanud. Kui aga ema tol hommikul tema tuppa vaatas, avastas ta kohutava korralageduse. Kõik asjad olid laiali pillutatud, just nagu oleks Marta need ise sinna laiali jätnud. Mõnel õpilasel kadusid vihikust ülesanded, kadusid lausa iseenesest. Õpetajal oli seda väga raske uskuda, ent kui ta kuuleb ka muudest kummalistest asjadest, mis tol päeval juhtusid, siis võib-olla õpetaja muudab oma meelt. Ja ka loomaaias juhtusid imelikud lood. Merelõvid ja kalad ujusid tagurpidi. Ainult vähid liikusid edaspidi. Ja kummaline oli seegi, et korraga läksid pahupidi asjad, milleks muidu kulub väga-väga palju aega. Näiteks naaber, auväärne ja hallipäine mees. Tema läks juuksurisse, et lasta veidi pügada oma vutse ja ka neid väheseid juukseid, mis talle alles olid jäänud. Viskas tema aga juuksurist pilgu peeglisse ja ühtäkki märkas. Tal on nagu natukene rohkem juukseid ja ka vuntsid on pisut pikemad. Istus tooli, juuksur pani talle keebi ette, vaatas uuesti peeglisse, märkab, juuksed on veel pikemaks kasvanud ja vuntsid veel pikemaks kasvanud. Naaber kissitas silmi, raputas pead. Seda ei olnud võimalik millegagi seletada. Mis juhtus maalikunstnikuga? Maalikunstnik oli ühe mere ääres, võtnud välja oma molberti ja hakkas lõpetama just oma kaunist maastikuvaadet, kus olid kajakad, saarekesed, kalad, meri ja päike. Vaatas ta oma paletti, et leida õiget värvi, millega tõmmata veel triibud linnutiibadele, vaatas tagasi molberti peale ja märkas, et molbertil ei olnud enam kajakat. Mõtles, mis lugu sellega nüüd on, kuhu see kajakas sai. Äkki ma olen imelik, äkki ma unustasin selle linnu joonistada. Tahtsin, aga veel ei joonistanud. Ulatas uuesti pintsli järele, et joonistada nüüd see lind. Ja siis ta äkki vaatas, et enam ei ole merd minu molbertil. Ja niiviisi kadusid molbertilt kõik sinna juba joonistatud asjad. See maailm oli kummaliseks muutunud. Kõik oli pea peale pööratud. Ja nii oligi, et sellel 28. veebruaril lihtsalt kõik asjad olid tagurpidi. Mõni lugu võttis ka pisut naljaka pöörde. Tol päeval polnud sugugi harutlane, kui märkasid koera, kes tegelikult jalutas oma peremeest või lapselast, kes kiigutas oma vanaisa. Inimestel oleks justkui peas midagi sassi läinud. Üks kokk mängis terve pärastlõuna tükeldatud supijuurviljadega, nagu legodega, üritas neid uuesti kokku panna ja sättis aga jonnakalt ja jonnakalt. Porganditega see tal enam-vähem ka õnnestus, aga hakitud kapsaga pidi ta täitsa hulluks minema. Ja väga kummaline oli ka see, et laps, kes armastab kommi, sellel päeval pakkis kõik kommid kommipaberisse ja tõstis kommid kommipakki tagasi. Nii et nõnda juhtusid kogu laias maailmas veidrad lood, pahupidised, ümberpööratud, välja väänatud, mitte keegi ei jõudnud teha oma tavapärast tööd ja kõigil jäi sellel päeval tegelikult puudu just nimelt ühest päevast. Seda kõike kuuldes ja nähes tulid kokku laiast ilmakaarest targad, et siis koos otsustada, kuidas niisugust keerukat probleemi lahendada. Pärast pikka arupidamist, arvestamist ja arvutamist, pärast tähevaatlusi ja planeetide liikumise uurimist jõudsid nad üksmeelsele otsusele. See imelik juhtum, see äpardus tohib korduda vaid iga 4 aasta tagant. Enamgi veel, arvutused näitavad selgelt, et see hakkabki korduma iga 4 aasta tagant.
nii ei jäänudki tarkadel muud üle, kui lisada veebruarikuusse see üks päev, mille jooksul jõuame me ära teha kõik selle, mis jäi tegemata 28. päeval. Ja kuulutame selle lisapäeva veebruari 29. päevaks. Järgmisel päeval sai kõik korda. Polnud mingeid seisakuid, kõik tegid oma tavapärast tööd. Ka apteeker Miško oli tagasi apteegis. Segab midagi uhmris ja naeratab. Ta on õnnelik, et kõik lõppes hästi ja ta jõuab asjad õigeks ajaks valmis. Sai ta juurde endale tervelt 1 päeva. Miško otsustas, et edaspidi juhib ta autot veel ettevaatlikumalt, sest iial ei või teada, millega võib lõppeda tühipaljas väike tähelepanematus. Vaat selline lugu siis Miškoga, apteeker Miškoga sellel 28. veebruaril. Aga te ju teate, ma arvan, et te teate, kes ei tea, siis saab praegu teada, et aastas ongi meil 365 päeva. Ja tegelikult me teame ka seda, et iga 4 aasta tagant pannaksegi või ongi meil 1 päev aastas rohkem, ehk siis 366 päeva. Ja vaat see 4 aasta tagant korduv aasta, kus on 1 päev lisaks, seda nimetatakse liigaastaks. Ja kuidas see olukord siis päriselt on tekkinud, et miks on 1 aasta 1 päeva võrra meil pikem? Te ju teate ja kes ei tea, saab praegu teada, et meie planeet Maa, mille peal meie elame, tiirleb ümber päikese. Ja vaat see 1 ring, mis planeet Maa jõuab teha ümber päikese, see ongi see aeg, mis meil on 1 aasta. Ehk planeet Maa teeb ümber päikese 1 tiiru 1 aastaga. Päriselt on nii, et planeedil Maa kulub natuke rohkem aega kui 365 päeva selleks, et teha see tiir. No natuke rohkem, nii mõned tunnid rohkem. Ja siis ongi niiviisi omal ajal targad inimesed kokku leppinud, et selleks, et tasakaal säiliks, et talv oleks ikka talvel ja suvi oleks ikka suvel, on pandud 1 päev 4 aasta tagant 1 aastasse juurde. Ja siis ongi kõik korras. Siis ongi meil talv talvel ja suvi suvel. Aga miks see lisatakse just nimelt veebruarikuusse? Seda me päris täpselt ei tea, kuidas see nii on kujunenud, aga nii on kunagi ammu inimesed omavahel kokku leppinud. Nii et see 29. päev on kokku lepitud kunagi ammu ja see, et ta on veebruaris, on ka kunagi ammu inimeste poolt kokku lepitud. Ma väga loodan, et teile meeldis see lugu, kuidas Miškol sai oma 29. päeva, et ära teha oma tegemata tööd ja kuidas need asjad meil päriselt on. Olge ikka uudishimulikud ja näeme järgmisel korral. Tšau!